Nii sõbrad, tere! Et nüüd siis on rallihooaeg läbi. Lõppes see hull ralli ära. Mul olid närvid nii läbi, et see oli ka täiega läbi ja ütleme niimoodi, et see oli üks kõige ägedamaid rallisi, mis üldse oli terve hooaja jooksul. Nii et näis, mis saab järgmine aasta. Natuke kurb on. Praegu ma pikalt kah ei lobise sellepärast, et ma pean tööle minema. Auhind tuleb välja jagada. Ja siis ongi kõigepealt, et muidugi kes üllatas muidugi Martin Cesk. Ja ma ütlesin enne rallit kohe, et talle peaks see ralli sobima. Kehvalt muidugi niimoodi läks, tore oleks on poodiumil lõpetada. Aga siiski. Aga nüüd kõige tähtsam on see, mis on meie auhinnad. Et ma ei tea, taustale ma siin panen selle pildi ka sellest grillist, kuidas ta kotises on. Inter on selle teinud, Argo Lunde sponsorlusel. Nii et pildi pealt näete, aga kõigepealt eelmisest korrast mul on ka auhind veel kohale viimata, et Gerret Matto, aga mul on temaga ühendust võetud, siis kui ma auhindasi lähen laiali tassima siin detsembris, et siis ma saan ise nagu kohale viia, et mul tuleb see grill ka niikuinii viia isiklikult kohale, et ma ei saa seda postiga saata. Aga mis on kino? Kino on selles, et see, mis me siin niisama pakkumisi teeme, et kes ralli võidab, võitis Tirino Vill ja ainult üks pakkumine. Aga see pakkumine on niimoodi, et seal on härra nimi on Simeon Vahter. Simeon Vahter. Et ma ei tea, ma seda kontot vaatasin, see tundub siuke väga imelik konto olema niimoodi, et ma ei tea, ma ei saa ise talle ka kirjutada. Niimoodi, et Simeon Vahter. Et kui sa tõsiselt eksisteerid olemas oled, et siis võta minuga ühendust, kirjuta mulle. Et vastasel korral, kui sa ühendust ei võta, siis lihtsalt auhinda kätte ei saa. Siis ei ole auhinda. Ja auhinnaks seekord on üks moment. Auhinnaks on sellised autokeemia asjad, üks asi ja teine asi. Et need on Lõuna-Eestist pandud Võru rallifännide poolt. Ja lisaks muidugi selline uhke tass, mis mulle anti kingituseks. Mul need mõned on niimoodi, et ma saan jagada, aga tulevad veel ägedamad. Ma panen seda taustaks ka video ülesse. Ja ma muidugi siin seda pilti olen näidanud, et Mad Fox Company, kes on neid teinud, et ma panen siia meili aadressi ka, et kes tahab ise midagi tellida, siis saate sinna kirjutada ja kui on vaja telefoninumbrit, siis kirjutate mulle, siis ma saadan telefoninumbri. Aga sealt hakkab igast huvitavaid ilusaid asju tulema, näete särka siin ja puha ja. Aga jah, ma ei tea, ma ei oskagi siin pikalt rääkida midagi. Et kes kõik nägid ise, said kaasa elada, et oli selles mõttes oli ütlemata äge. Ja muidugi Rasmus Meralekõrs, meie fantasy-mängu, tema võitis ja temale ongi siis see grill. Nii et Rasmus, eks ma võtan suga ühenduse kuskil detsembris. Ma tulen sinna poole kuskile liikuma, et mul on natuke kiire, nüüd tekivad ühed kursused, pean ära käima ja värgid. Aga et ma sinna poole nüüd detsembris tulen kindla peale ja siis ma toon sulle isiklikult selle kohale. Saad ka sellised tassikese saad ka veel boonuseks peale, et teil käis muidugi väga pingeline heitlus seal ja, aga näed, nipa-napa, ma nüüd peast ei mäletagi palju see seal oli, aga nipa-napa oli punktiseis selline, et sina said selle grilli omanikuks, ma olen pidanud seda juba peaaegu terve aasta aega endal siin kodus voodi all kasti sees hoidma, aga noh, nii, nüüd on aeg ja see tuleb kätte jagada. Ja kõik, et Gerret sinuga ka, ma ühendust võtsin ja võtan veel kord, et siis ma tulen ja toon selle isiklikult sulle kätte, et see, kus mul ta siin oli, pildi peal näed, see roosa sees, see on see tool, saad ka tassi veel ja ma ei teagi praegu rohkem. Aha, Rasmus, sind ma olen ühe korra näinud, nii et sulle võib-olla läheb seisma või annad isale kellegile, et sina saad veel selle ühe särgi ka, mis mul on XXL
särgi, mis oli Baltolli poolt pandud toetajatega aasta lõikes, et siin nüüd ongi, et pange kõik pead tööle ja mõelge, kuidas me järgmine aasta teeme, midagi me peame tegema, auhindasid on ju tore saada. Mina pean nüüd tööle minema ja siis tööl ma kleebin seda videot natukene, aga ta ei tohigi pikk olla, sellepärast et keegi viitsi pikalt vaadata ja mis siin ikka heietada. On ju, nii et Ogierile muidugi ka palju õnne. Natuke, mis ta vingus, aga võttis 9. tiitli ära ja on ikka kõva mees küll, kui tervet hooaega ei sõida ja võtab niimoodi tiitli ja vot siin veel kõik räägivad ja spekuleerivad siin Oti ja Martini kohta ka, aga ma usun, et küll siin aasta lõpus tuleb veel mingi pommuudis ka, et eks ta tervet hooaega ei sõida, aga midagi ta sõidab kindlasti ja kõik, kes siin on kuulanud neid saateid ja saavad aru küll, millest jutt käib niimoodi, et noh, vaatame, mis seal saab, aga ma ei taha ka spekuleerida, muidu mõned ajavad jälle vihast, mis sa siin spekuleerid ja puha, aga ma usun, et mingi pommuudis tuleb kindlasti, et kõiki asju ta ei sõida, aga midagi sõidab kindla peale. Ja siis saame näha, päris huviga jääme ootama, millega ta Eestis sõidab, sest ma arvan, et Eesti ta sõidab kohe kindlasti, küsimus on ainult millega. Nii et ja nii ongi, ma vaatan võib-olla detsembrikuu jooksul teen ühe videokese veel, kus ma üritangi äkki kokku võtta, et valmistan natuke rohkem ette, et eile ma ei hakanud videot tegema, emotsioon oli nii laes ja siis mitte kurbusest, vaid rõõmust sai väheke õlletatud ja õllet sai nii palju õlletatud, vaatasin, et ei ole üldse mitte viisakas tulla siia kaamera ette, et nägu viltu peas, et ei ole midagi, nii et siinkohal ma nüüd lõpetan, lähen tööd tegema, sest töö tahab ka tegemist ja vaatame, mis meil järgmine aasta toob. Tšau, peau!